teid on siia nii palju tulnud. Esimese seminari tulemused või kõla on laiali läinud ja me näeme, et see seltskond saalis on veidi vahetunud, et ma usun, et igaüks, kes siin on täna kohal, leiab enda jaoks huvitava ja vajaliku teema. EAS-i hankes siis osales 3 partnerit põhimõtteliselt, Instiga Eesti, Lennuakadeemia ja IB Baltic ja meie Jaanusega oleme siis need, kes inimetatud eksperdi poolt või ütleme seda sisulist poolt hakkasime ajama. Ja kui te nüüd meeldetuletused ja selle projekti eesmärgid, siis idee on ääretult hea ja ma usun, et ka kasulik kõigile. Me tahame tõsta Eesti ettevõtete teadlikkust lennunduskosmose valdkonnas. Meie ja minu ja Jaanuse kompetents on pigem lennunduspool, kosmosega tegelevad teised inimesed. Nii et me täna räägime lennundusest põhiliselt. Selle hanke käigus me kaardistame sertifitseeritud lennundus- ja kosmosetootjad, paneme üles andmed, paneme juurde hanketingimused ja see tulemusena, ma usun, tõstetakse ettevõtete lennundusalast teadlikkust ja mitme erialase seminari läbi ja lisaks me korraldame 1 või 2 külastust, tootja külastust ettevõttesse. Põhilised projektipartnerid on siin Invent Baltic, nende osa on projektijuhtimine, Lennuakadeemia korraldab seminarid ja pakub meile sellist head, turvalist, mugavat pinda. Instiga Eesti Baltic Aviation Solution tegeleb lennundusandmete kogumisega ja Lükasat tegeleb kosmose poolega. Ja kogu projekt on EAS-i finantseerimisel ja tellimisel tegelikult. Instiga Eesti on konsultatsiooniettevõte, mis on asutatud aastal 2000. Miks me siin oleme, kust meie kompetents tuleb? See on siin teie ees. Meie peamised partnerid on Thales, sealhulgas Thales ATM, Air Traffic Management, Thales Air Systems, Augusta Westland, Alenia, Rheinmetall, Truubut. Osad on siin militaartaustaga, Thales Air Traffic Management, Thales Air Systems on lennundustaustaga, Augusta Westland helikopteritootja, Alenia on transpordilennukite tootja, Finmechanica kontsernist. Rheinmetalli side otsene lennundusega puudub, Truubut on üks hea näide, kuidas suhteliselt maailmamastaabist pisikene väikene Briti ettevõte on tulnud lennundusnavigatsiooni seadmete turule ja seal edukalt läbi löönud ja praegusel hetkel hea näide, mida ühel hetkel me saame seminari korras nagu läbi käia, jälgida ja vaadata, mismoodi nemad arenesid ja tulevikult võtta nagu õppematerjaliks. Ja Jaanuse poolt siis Jaanu tutvustamist ma annan teile üle. Enda tutvustamiseks siis enamik teab mind kui Lennuakadeemia õppejõudu, nüüd ma töötan ka Air Maintenance Estonias kvaliteedijuhina ja selles projektis siis osalen ka enda ettevõtte Baltic Aviation Solutions abil, kus me siis tõesti üritame kaardistada kõik need ettevõtted, kes peaksid huvi pakkuma Eesti tootjale. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis lähemegi projekti tegevuste juurde. Projekti tegevusteks on siis esmane tegevus andmete kogumine, millega me siis alates veebruari lõpust oleme aktiivselt tegutsenud. Ma siinkohal siis mainiksin ära ka, et kes on neid andmeid kogunud, et mind on siis abistanud Eesti Lennuakadeemia üliõpilased, kes on selleks projektiks tööle võetud Mattias Kosemets, kes seal tagumises reas istub, ja Allan Veskioja. Mina ise vaatan need andmed üle enne seda, kui need lõpuks siis projekti nii-öelda peatöövõtjale ehk siis Invent Balticsile edastatakse ja Anti poole pealt siis on Liina Adamson ja Evelin Villa, need, kes on andmeid kogunud, süstematiseerinud. Ja pärast seda, kui need andmed on meil kogutud ja süstematiseeritud,
edastatakse need EAS-ile, EAS vormindab need andmed andmebaasiks, millisel kujul seda me veel täpselt ei tea, ja projekti kolmandaks tegevuseks on andmete uuendamine kuni 2014. aasta lõpuni. See tähendab siis seda, et eelkõige on siin mõeldud seda, et kui meil tekib vajadus osaleda mingites hangetes Eesti ettevõtetel, siis need ettevõtted, keda me kaardistame, kui need ettevõtted on avanud mingisugused hankevoorud, siis lingid nendele hankevoorudele ja tähtajad peaksid ka EAS-i andmebaasi jõudma. Ja kindlasti nüüd, kui me siit edasi läheme, siis neljas tegevus, mis minu arvates on võib-olla isegi kõige tähtsam tegevus Eesti kontekstis, on seminaride korraldamine, mis on antud siis lennunduse osas Eesti Lennuakadeemiale. Et seminaride ülesanne on tõsta ettevõtete teadlikkust kogu tausta, regulatsiooni ja üldse asjasse puutuva osas. Ehk siis, kui meil on üks Eesti ettevõte, kes oskab toota hästi kas autotööstuse turule või muule tööstuse turule, siis kuidas see Eesti ettevõte saaks siis nendes lennundushangetes osaleda, kuidas ta saaks sellele turule siseneda, et kogu selle üldinfo peaks saama nendelt seminaridelt. Kuidas täpsemalt edasi liikuda, see sõltub muidugi konkreetsest ettevõttest ja selleks on meil EAS, kes juba siis edasti abistab konsultantide ja koolituste näol võib-olla, täpsemalt saate sealt kuulata. Ja viies tegevus on õppereisi korraldamine. Ja õppereisi korraldavad Iment Baltics ja Instigo Eesti vist üheskoos. Ja õppereisi üldeesmärk olekski siis tutvustada sellist lennunduse suurtootmist, milline üks tootmisettevõte välja näeb ja ka millised on nõuded allhankijatele. Nii, järgmine slaid, mida me siis kaardistame või keda me siis kaardistame. Need nõuded kaardistamiseks on tulnud siis EAS-i poolt ja kuidas need on valitud. Valitud on need eelkõige selle alusel, kuidas üleüldse lennundusettevõtted on sertifitseeritud ja kuidas nad tegutsevad. Me näeme siin väikelennukite tootjaid, suurlennukite tootjaid, purilennukite tootjaid, eksperimentaalennukite ja komplektide tootjaid, mootorite tootjaid ja propellerikomplektide tootjaid. Ja kaardistamise aluseks on siis võetud see, et selleks, et see ettevõtte kaardistamiseks kvalifitseeruks, peab ta olema EASA poolt sertifitseeritud. Siia alla mahuvad ka teised nii-öelda EFA poolt sertifitseeritud ettevõtted, kuna see sertifitseerimissüsteem sisuliselt on tänapäeval ühine, et kui üks ettevõte vähemalt suurlennukite ja kommertslennukite osas on EASA poolt sertifitseeritud, siis tavaliselt tähendab see seda, et ta on ka EFA poolt sertifitseeritud. Ja kui me nüüd vaatame seda lennunduse üldpilti, see pilt on küll natukene udune, aga me näeme siin 3 taseme tarnijaid. Kõige nii-öelda lähedasem meie jaoks võiks olla siis Tier 3 tarnijad ehk siis komponentide tarnijad, Tier 2 süsteemide tarnijad ja Tier 1 on siis juba lennuki põhiosade tarnijad, sealt edasi tulevad juba tootmisorganisatsioonid ja miks need ettevõtted või miks need nii-öelda erinevad tasemed siin pildil on, et sellega ma tahaks natukene tutvustada meie selle kaardistamise metoodikat, et kui me sihtturuna näeme võib-olla komponentide tarnija Tier 3, siis kaardistamist alustame me suurematest, sellepärast, et suurettevõtted on need, kes defineerivad kvalifitseerimisnõuded ka väiksematele ettevõtetele ja kui me oleme need ettevõtted kaardistanud, kvalifitseerimistingimused kaardistanud, siis on võimalik siit edasi liikuda ja seda andmebaasi ka tulevikus laiendada. Aga loomulikult kuulub kaardistatud ettevõtete hulka ka need
mootoritootjad, komponentitootjad, et põhi nii-öelda allikas on suurtootjad ja sealt edasi kõik nende tarnijad, kuidas üks Eesti ettevõte üldse sellele turule siseneda saaks, et sellest me räägime mõni slaid hiljem, aga nüüd edasi, et kuidas me selle valiku oleme koostanud, keda me kaardistame. Et valik on koostatud vastavalt nendele nõuetele, mis meil on esitatud ja oleme võtnudki aluseks need nimekirjad, mis on siis saadaval Euroopa Lennuohutusameti koduleheküljel, on saadaval Föderaalse Lennuameti kodulehel, väikelennukite, eksperimentaalennukite osas eelkõige, kus tüübisertifikaadid ei kehti, on aluseks võetud see, et see konkreetne tootja peab olema heaks kiidetud kas siis FAA poolt või siis Euroopas EASA poolt, mitte tüübisertifikaadi alusel, vaid lihtsalt oma heakskiitu. Sellised lennukid on registreeritud lennukõlbunikuna liikmesriikide lennuametites. Ja selleks me oleme siis võtnud aluseks liitude poolt välja pandud nimekirjad nendest tootjatest, kes on selle heakskiidu saanud. Ja loomulikult siis riiklikud lennuametid. Miks siin on riiklikud lennuametid? Põhjus on väga lihtne, kuna EASA ja FAA kaardistavad või siis sisuliselt sertifitseerivad ja koostavad nimekirjad nendest organisatsioonidest, kes toodavad lennukeid, kes toodavad mootoreid, kes toodavad selliseid komponente, mis lähevad tüübisertifikaadi alla. Aga kui meil on nüüd väiketootjad, kes tüübisertifikaadi alla ei lähe, siis nende tootjate nimekirjad me peame otsima kohalike lennuametite nimekirjadest kodulehekülgedelt. Ja siin on siis need andmed, mida me kogume, neid andmeid algselt vaadates ei ole küll väga palju, aga samas on siin selliseid andmeid, mille saamine avalikest allikatest on osutunud suhteliselt keeruliseks. Et me vaatame, siin on põhiandmed, on finantsandmed, kvalifitseerimistingimused, tehnilised standardid. Ja kui me siit edasi lähme, siis me näemegi, et metoodikana me kasutame seda, et me kogume neid samu andmeid tootjate kodulehekülgedelt, avatud andmebaasidest, edaspidi ka tasulistest andmebaasidest, otsekontaktide abil, telefoni, e-posti teel ning vajadusel ka messidelt. Ja hetkel me võime siis öelda, et tulemused on sellised, et üldkontaktid, ehk siis need on need kontaktid, mille kaudu üks Eesti tootja saaks kontakteeruda ettevõttega, on meil olemas 92% ettevõtete kohta, 8% ettevõtetest, mis selle hanke väljakuulutamise ajaks olid nii-öelda selle nimekirja koostamise aluseks, on siis kas nii-öelda oma andmed süsteemist kustutanud, väikelennukite tootjad, neid on päris palju, kittide tootjad on pankrotistunud, et sellest ka selline kadu. Hankeosakonna kontaktid on olemas 38% tootjate kohta ja enamasti avaldavad sellised andmed kõik suurtootjad, nagu me siin näeme, kvalifitseerimistingimused, finantsandmed. Mida see tähendab? Tähendab see seda, et edasistes tegevustes andmete kaardistamisel peame me kaardistama need andmed, mis avalikest andmebaasidest puudub. Ja need on siis need, et milliseid tooteid tegelikult allhangete käigus sisse ostetakse, milliseid tugiteenuseid pakutakse ja milliseid ka vajatakse, millised on hankevoorud, väikeste ettevõtete puhul sellised voorud paraku puuduvad ja selleks, et nüüd sellist infot saada, on siis tõesti vaja otsekontaktid. Ning lisaks on see, et suurettevõtted avaldavad kvalifitseerimistingimused sellise nii-öelda kodulehe osa kaudu, mille nimetus inglise keeles on supplier web.
ja sealt edasi liikumiseks on vajalik juba see, et see ettevõte, kes soovib saada allhankijaks, peab esitama taotluse ja kvalifitseeruma potentsiaalseks kandidaadiks. Nii et selles osas me saame tuua ainult välja selle info. Ja nüüd, kui see etapp on läbitud, siis tuleb andmeid koguda aktiivselt kõikidest muudest allikatest, aga seda juba siis vastavalt sellele, kuidas me saame andmeid otsekontaktide abil, kuidas me saame andmeid tasulistest andmebaasidest. Ja siit edasi, et millised küsimused ja ettepanekud minul endal ja meie meeskonnal on siis tekkinud selle kaardistamise käigus, on see, et kui me küsime ühe lihtsa küsimuse, et miks peab üks lennundustootja otsima või siis soovima leida alltöövõtjat Eestist, et mis on see, mis on Eestis erilist. Et selle me peame kuskil välja tooma ja rõhutama just seda lennundus- ja kosmose poolt. Kui seda ei ole, siis on ka kaardistamisel juba raske põhjendada, miks me neid andmeid vajame. Ja kui siit nüüd edasi minna, siis minu ettepanek oleks see, et ettevõtluse arendamise sihtasutuse abiga tuleks üldse koostada nimekiri nendest ettevõtetest ja nende tootmisvõimekusest, kes sooviksid sellistes hangetes osaleda. Sest nagu me kõik teame, et iga päev me kuuleme meediast, kui raskes olukorras on lennundusettevõtted, et lennundus ei ole tegelikult see koht, kus saab lihtsalt ja kergesti nii-öelda turule siseneda ja seal tootmisvõimsust saada. Et on vaja koostada täiendavaid nimekirju, on vaja luua täiendavaid tingimusi selleks, et Eesti ettevõtted nendele turgudele siseneda saaksid. Ja üks võimalus veel, mida me varem ei ole siin maininud, aga mida siis minu praegune põhitööandja Air Maintenance Estonia teeb, on see, et kui meil on Eesti ettevõtted, kes soovivad pakkuda mingisugust standardtoodet, varuosa või teenust, siis esmaseks kontaktiks võib olla ka tugiteenuse pakkuja. Et meil on siin praegusel hetkel olemas nii-öelda projekt, kus me kaalume lennundussalongi sisustuse tootmist nendele klientidele, kes teostavad lennukite hooldust Air Maintenance Estonias. Ja kui nüüd Eestis me oleme juba uurinud, on tootjad, kes näiteks suudavad vastavalt lennundusstandarditele koostada salongimaterjale, istmekatteid, selliseid lihtsamaid asju, siis just see on selline üks võimalus, kust sellele lennundusturule siseneda mõne juba sertifitseeritud tugiteenuse tootja abil. Ja see oleks siis minu poolt kõik, ma annan mikrofoni Antile, Anti saab ka omad kommentaarid. Ma tahaks lõpuks veel teie motivatsiooni tõsta, et miks sellel käesoleva EAS-i kaardistamise seminaridel osaleda ja miks siin aktiivselt osaleda, on see, et kui te panite tähele Instiga tausta, siis meil juba on jooksev koostöö Thalesega, Agusta Westlandiga, Aleniaga. Me oleme Thalese KIP, Core Industrial Partner. Ja teine asi, mis on väga oluline, ma arvan, teie jaoks võiks olla, kel vähegi huvi on reaalselt. Me oleme Thales Raytheoni vastuostu offseti programmi Eesti-poolne Thales Raytheoni toetaja või partner. Et selles kontekstis meil on tänaseks 20 miljonist eurost on täidetud 9 miljonit, 11 miljonit eurot vastuostu kohustuse ootab veel täitmist. See on samamoodi vastuostu. EAS, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Rahandusministeerium, Majandusministeerium on selles osalised ja põhisuund vastuostu jaoks on see, et Eesti toodete ekspordivõimekust
just ekspordisuund, mitte Eesti sisse importi midagi tuua, aga Eesti tooteid aktiivselt väljapoole nagu uusi kanaleid leida ja uusi tooteid minna. Ja eelistatud on loomulikult kõrgtehnoloogia, lennundus, militaarvaldkond, elektroonika, side. Ja kindlasti, mida te peaksite teadma, need, ütleme, see mahud ei ole väiksed, seal hakkab summa, millega programmi sisse saab tulla, on 500 000 eurot alates ja sealt üles, sest ütleme, kogu selle protsessi haldamise kulud on ka suhteliselt suured. Et see võiks olla teie jaoks lisamotivatsioon vähemalt nendele ettevõtetele, kellel on reaalne huvi EAS-i ja Eesti riigi toel leida endale aktiivselt välispartnerid. Teine asi on see, et meil on olemas reaalne kogemus, kuidas see protsess käib. Eesti esialgu küll business advisory tasemel, aga me oleme läbi käinud selle sama kadaliku, meil on olemas praktiline teadmine, mida on vaja teha, kuidas on vaja käituda, et jõuda mingisugusele tulemusele. Vastuostude käigus, lihtsalt kogemuse vahetamise korras ma saan teile öelda, me oleme intervjueerinud ja kohtunud näiteks Taalesest või Taalas Reiteni inimestega üle 100, tegelikult reaalselt see EAS-i kaudu on, see arv on üle 200, 220 või 300 ettevõtte ligiduses. Me oleme käinud ettevõtetes kohal, põhiprobleem, mida me seal näeme ja annan pea, need probleemid on ka siin, selle nii-öelda programmi jätkudes, on selles, et Eesti ettevõtted, kes tahavad osaleda, nad korraldavad meile väga viimase peal vastuvõtutseremoonia. Et võetakse vastu kõige kõrgemal tasemel, meile näidatakse uhkustundega kõike. Inimesed on motiveeritud teadmistega, nad tunnevad oma valdkonda ja pärast seda, kui me tuleme ettevõttest ära ja saadame küsimustiku, palun saatke meile vastused nendele 5 põhiküsimusele ja 6-7 nii-öelda follow-up teemale, mis tuli kohtumisel üles. Üllatav on see, et 95% ettevõtetel me ei saa neid vastuseid mitte kunagi. Me oleme Eestis, millegipärast me suudame luua väga hea esmamulje ja sellele järgneb sisuline töö on puudulik. See on lihtsalt teile teadmiseks, et teie tulevikus ei langeks oma ärimõtetega samasse lõksu. See puudutab ka käesolevate andmete kogumist. Selle andmete kogumise käigus me oleme nüüd kaardistanud ära avalikud allikad ja lisaks me helistame läbi, meilime, saadame tutvustavat materjali ja me helistame läbi reaalselt vastuostujuhte või vastuostudega tegelevad isikud. Selle tulemusega kaasneb kaks aspekti teie jaoks. Üks on see, et tõuseb huvi Eesti, mis asi see üldse on. See Eesti teema, see teadmine tõuseb kellegi lauale, kellegi teadvusesse ja kui kellegi on täna mingi reaalne võimekus, huvi, soov, siis ma usun, et peale meie helistamisi, kui me pakume võimalust, kogume infot, kui teil on reaalne soov, huvi, tahtmine ja võimalik toode, siis kui te täna helistate samadele ettevõtetele konkreetse pakkumisega, siis see Eesti teema ei ole nende jaoks tundmatu. Kohe hakkavad Euroopas suvepuhkused peale, sügiseks on teema ununenud, keegi enam ei mäleta, sest kogu aeg tuleb uusi asja tuleb peale. Et te võite praegu, ma soovitan nimekirja ja kontaktid, me anname teile täiesti tasuta kätte juba praegu tööversioonis, kui teil vaja on. Te võite juba helistama hakata, kui kellelgi on reaalne huvi. Mis puudutab seda üldist Euroopa suurettevõtete, ma räägin praegu suurettevõtetest, nende käitumisloogikat, siis see mudel on veidi teine kui see, mida on Eestis harjunud. Me oleme Eestis harjunud müüma paljusid asju läbi hinna. Hind on kõige olulisem. Ja tundub, et kõik otsivad taga olulist hinda. Enamik lennundusettevõtteid ja suuremaid ka militaarkontserne vaatavad seda asja veidi teadmine. Esimene kõige tähtsam on, kuidas on teil tagatud kvaliteet. Kuidas on teil tagatud katlamatu kvaliteet? Tavaliselt see kvaliteet on tagatud läbi standardite järgimise, standardite omandamise, standarditega ja kvaliteedise osakonna tööga. Kas see on teil olemas? Teine oluline valdkond, mille peale me Eestis esimesel hetkel mõtle, kuna meie ajalugu on lühikene, on see, et kui OEM toodab lennuki
sellega, kui ta müüb selle lennufirmale, ta võtab tegelikult kohustuse seda lennukile 30 aastat, sõltuvalt eluajast 30 aastat, 35 aastat, 40 aastat, tagada varuosa toed, tagada need samad teenused, mida ta täna pakub, tagada katkematult läbi kogu kasutusperioodi. Mis tähendab seda, et oma allhankijatelt ta eeldab ka täpselt samasugust käitumist ja samasugust teadmist. Kus te olete 30 aasta pärast, kus te olete 35 aasta pärast, te peate olemas olema. See on ettevõttes sustainability. Et te peate suurtele või te peate kõikidele lennusettevõtetele, kui te selle turule lähete, te peate andma selge teadmise, jah, meie ettevõte on täna noor, aga meie plaan, meie sammud, me töötame selles suunas, me oleme olemas teil ka 30 aasta pärast. Need kaks teadmist, ingliskeelset terminit, üks on sustainability, teine on company maturity, mida Eestis väga ei kasutata, aga mida ma soovitan teil oma presentatsioonidesse kindlasti sisse panna, kui te selle mõtetega olete, ja neid sõnu kasutada. Maturity on company või ettevõttes öeldakse nagu vanus, ettevõtte kogemus, millest te lähtute. Siis need on need teemad, mida nad kõigepealt teie käest kuulda tahavad, enne seda, kui nad saavad teada, enne seda, kui nad saavad üldse hinnapakkumist. Siin on veel terve kuhi detaile loomulikult, aga need on need kaks peamist sellist vaala, mille usalduse tekitamiseks, mis on teil vajalik. Selleks, et te üldse oma toodetega ja oma hinnapakkumisega saate ettevõtete sisse. See on minu poolt praegu kõik, et kuna ma olen pigem nagu praktilise poole esindaja, ütleme, suhete poole pealt, siis kui on küsimusi, siis küsige ja pärast samamoodi pärast esinemisi me oleme teie käsutuses. Aitäh! Kas on küsimusi? Vaikus saalis. Siis täname esinejaid.